Jürgenson, ma olen Keskerakonna liige 20 aastat, olen Mustamäe linnaosakogu liige ja Keskerakonna volikogu liige. Ma ei toeta seda ÜRO dokumenti, mina arvan, et see on viga, et see ei ole absoluutselt meile vajalik. Ma tahaks korraldajate poolt tänada neid, kelle jaoks on emakeel vene keel ja kes on praegu siia tulnud. Mis puudutab seda ÜRO dokumenti, mina arvan, et meie Eesti poliitikud on seda toetanud eesmärgiga saada Euroopa Parlamendi liikmeteks või Euroopa valitsusse. See on nende ainus eesmärk, sellest võib aru saada, eks iga Eesti inimene tahaks saada Euroopa Parlamendi palka ja kui seda pakuks tavainimesele, võib-olla ta ka siis seda asja toetaks. Aga see dokument, mis see on absoluutselt jama, see on meie riigile jaoks vaenulik ja vastu meie riigile. Vaadake Soomes, soomlased ise aastas vägistavad 600 naist. Migrantid, keda on seal 10 korda vähem kui soomlasi, juba vägistavad aastas 300 naist. Seda lepet ei toeta Läti parlament, ei toeta ka Läti valitsus. Poola, teised riigid. Miks Eesti ei võiks võtta eeskuju Ameerika Ühendriikidest selles küsimuses? Miks me peame toetama seda, mida otsustasid diktaatorid Euroopas, Macron, Merkel, kes tegelikult pakuvad katust inimkaubandusele? Esiteks need migrandid, need ei ole naised, need ei ole lapsed, nagu meile räägitakse. Nad tulevad mingi väikeste laevadega oma maalt ja siis kohe neid korjatakse üles terve suurte laevadega ja viiakse mitte lähedasse sadamasse, vaid üle mere või üle ookeani ja see ongi juba inimkaubandus. Pärast nende käes selle eest küsitakse raha. Teine inimkaubandus toimub juba nendega nendes riikides. Neid müüakse edasi, et nad teeks tööd. Nii et põhimõtteliselt Macron, Merkel pakuvad katust ja konkreetselt toetavad inimkaubandust täna, aastal 2018. No ma ei saa aru, miks sotsid on seekord nii Venemaaga nõus, et toetavad seda asja. Jüri Ratas, kahjuks minu jaoks, on toetanud selles küsimuses sotsid. Absoluutselt valesam, ma olen nõus iga sõnaga, mis oli siin minu ees öelnud. Ma arvan kindlalt, et meil on Eestis vaja presidendi otsevalimised ja kindlasti see ÜRO dokument, mis on tehtud kõrgepalgaliste ja mugavas zoonis juba ammu elavad ÜRO ametnikute poolt, meie jaoks absoluutselt mitte vajalik. Meil ei ole siia üldse migranti vaja. Meil on Valgas töötus 8,5%. Meil on vaja, et meie omad inimesed saaksid aastas 2018 mitte orjapalka, vaid normaalselt palka, et nad ei läheks siit edasi. Meil on endal töötus. Ma olen tihti küsinud Eesti poliitikute käest, kas meil on töötud või tööjõupuudus. Ettevõtjad ei taha maksta normaalset raha, nad tahavad enda jaoks ainult kasumit. Ja sellepärast meile makstakse orjapalka. Meil miinimumpalk peab olema vähemalt 1,5 võrra rohkem. Ei saa juba teha aastal 2018 tööd nii väikse raha eest kui hinnad. Meil on kõrgemad kui Prantsusmaal, kõrgemad kui Poolas. Me peame peale maksma, et siin elada. Ja see ÜRO dokument on valesti tehtud. Nad tegid seda ainult selleks, et anda endale jõulusuudlusi seal Marrakechis. Meil ei ole seda üldse vaja.